Midagi väga, väga põnevat on juhtunud. Minu koroonavideo sai video pärimise. Selle video alla kirjutati kommentaar, mis on vist YouTube'i poolt ära kustutatud, kuid õnneks YouTube ei kustutanud minu video teatiseid. Tegemist on sarnase videoga nagu minu oma, viidetega ja puha. Härra Ati selles videos väidab, et vaktsiinid on tapnud 17 korda rohkem inimesi kui koroona. Vaatame, kas see vastab tõele, vaatame tema arvutusi ja järeldusi. Ati video on BitChute'is ja sellel on 2000 kuvamist ja 100% meeldimisi ja paar rämps kommentaari. Ma seda videod oma viidetesse ei julge panna, kuna äkki YouTube kustutab ära. Seega minge ise BitChute ja kirjutage see pealkirja ja kõik saab korda. Aga video ise. Ta väidab selles videos 4 asja. Esiteks, koroonadiagnoos eksib 97% ehk 97% on vale positiive. Teiseks, kõikide vaktsiinide kõrvaltoimed on kajastatud vaid 1% juhtudest. Kolmandaks, ametlik statistika nende korrektuuridega näitab, et 17 korda rohkem inimesi on surnud vaktsiinidesse. Ja neljandaks on kokkuvõte, et see on tahtlik inimeste tapmine ja genotsid. Väga karmid süüdistused ja vaatame siis, miks need tõele vastavad. Tere, minu nimi on Anti. Kas sa teadsid, et maailmas on peale COVID-i vaktsiini surnud 17 korda rohkem inimesi kui sellesse haigusesse ise? Ei teadnud. Ma kohe näitan sulle. Kasutades ametlikke algallikaid ja andmebaase. Nii, esimene dokument, mis meil siin on Portugali kohtuotsus. Need lingid ma panen kõik see video alla ka. Väga hea, ma kohe vaatan üle. Drive'i salvestatud. Perse, see on portugali keeles. Ma pean selle ära tõlkima, sest aru saama ja siis tuleme tagasi. Vaadake see nii kaua Ati juttu edasi. Ja siit kohtuotsusest selgub selline tõsiasi, et PCR-testide analüüsides, kui me teeme üle 35 tsükli, siis 97% positiivsetest tulemustest on tegelikult negatiivsed. Ja täna me teame, et samamoodi nagu Euroopas ja Ameerikas teisedki laborid teevad ka meie Terviseamet ja Synlab rohkem tsükleid. Terviseamet siis 45 ja Synlab 40. Ehk siis positiivse tulemuse korral on ainult 3% võimalus, et see ka päriselt positiivne on. Ja kui meil maailmas on nüüd 3,9 miljonit COVID-i surma, siis sellest 3% on tegelikult ainult 117 000. Apellatsiooni ei rahuldatud. Kurat, mul pea valutab. Eesti keeles on juriidiliselt dokumente raske lugeda, rääkimata portugali, inglise ja eesti segust. Aga tegin ära. Esiteks, mis dokument see selline on? See siin on kohtuotsus mitte rahuldada Portugali Terviseameti apellatsiooni. Terviseamet vaidlustas 2020. aasta augusti kohtuotsust. Ma siis kohe selgitan. 1. augustil tuli 4 sakslast. Sakslane A. Paneme kuulsate sakslaste näod. Sakslane A, B, C ja D. Olgu ma suutnud vastu panna, ta on austerlane. Nii, palju parem. Nad tulid Portugalist ja neil oli 72 tundi varem tehtud PCR-test Saksamaal. Kuid 7. augustil tehti Portugalis neile kordustest, kust C oli positiivne. Kõik 4 sakslast said isolatsiooni. A ja B olid ühes toas. C, kes oli nende tütar, oli nendega kontaktis, aga eraldi toas. Ja D oli täielikus isolatsioonis. C-l tekkis ka tõsine kurgupõletik ja B oli sunnitud isolatsiooni rikkuma ja apteek ravimeid ostma minema. Sakslased jäid oma lennukist maha ja pidid kokku 16 päeva isolatsioonis olema. Selle aja jooksul ei võtnud nendega ühendust mitte ükski ametnik, arst ega advokaat. Kõik dokumendid olid portugali keeles, neil polnud telefoni ühendust välismaailmaga ja olid täiesti üksilduses.
Portugali kohus leidis, et A, B ja D kinnihoidmine oli ebaseaduslik ja käskis nad koheselt isolatsioonist vabastada ja koju lasta. Dokumendis märgiti, et otsus langetati kiiresti, et kohus saaks tähtsamate ülesannete juurde naasta. Ja nüüd novembris nägi Portugali terviseamet seda ja ehmatas täielikult ära. Nende inimeste kinnipidamine oli seaduslik nende paragraafide alusel ja nad kaebasid kohtuotsus edasi. Ja Portugali kohus kirjutas selle dokumendi, mis on nagu abielupaari vaidluse lugemine. Vihane terviseamet ütles, teie otsus on vale ja me apelleerime. Ja segaduses kohus küsib kohe vastu, mida te apelleerite täpselt? Mida te loodate sellega saavutada? Te loodate, et need sakslased siis 6 kuud hiljem uuesti isolatsiooni panna või milles probleem nagu on? Me apelleerime teid, kuna teie otsus oli vale. Nende kinnihoidmine oli seaduslik. Ei olnud. Isolatsioon on kohustuslik vaid siis, kui arst või terviseamet ehk teie seda käsite. Antud olukorras seda ei tehtud. Meie oleme kohus. Meil pole voli otsustada, kes on haige ja kes mitte. Seda teevad arstid ja antud olukorras arste polnud. Arsti pole vaja, kui meil on PCR-testid. Kohtul pole pädevust PCR-testi tõlgendada. Selle jaoks on arstid ja teie. Kohus ei tee teie tegemata tööd. Meie töö on seadust tõlgendada ja kohut pidada. Me ei tõlgenda keerulisi laboritulemusi ja me ei diagnoosi patsiente. Me ei tee teie tegemata tööd. Ja me ei rahulda teie apellatsiooni. Kohus tõestab seda, et nad ei ole kursis PCR-testidega, viidates sellele artiklile, kust sina oma 97% said. Kohtu sõnul on PCR-testi tõlgendamine liiga keeruline nende jaoks, kuna nemad ei saa aru CT väärtustest ja sellest, kuidas tulemus sõltub sellest. Ja ma nõustun. Kohus pole keemikud ja arstid ja teadlased ja see pole nende töö need ka olla. Nad ei pea tõlgendama teadusartikleid, nad peavad kohut tegema. Ja nende artiklite väljavalimine ja see, kuidas neid tõlgendavad, kinnitab seda. Need artiklid siin räägivad raku kultuuridest ja nakkuvustestist, kus 70% positiivsetest proovidest tuvastati CT25-ga ja viimased 3% CT30-ga. See ei räägi vale positiivsetest ega vale negatiivsetest. Ärme unusta, et labori ja päriselu väljakutsed on erinevad. Laboris on tõesti kõik proovid väga puhtad ja kõik inimesed väga professionaalsed. Aga päriselus, kui need ninaproovid võetakse, siis on nende kvaliteet väga-väga varieeruv. Inimesed, kes need võetakse, väga-väga varieeruvad. Ja me peame 100% kindlad olema, et need inimesed ei ole nakatunud ja selle tõttu tuleb teha paljundusi kõvasti rohkem. Ning see vastab tõele, et kui me neid paljundusi teeme 45 korda, siis meil kaob ülevaade ära, mis staadiumis inimese nakkus on. Ma selgitan esimeses videos natuke paremini seda, aga ma katsusin uuesti tutvustada. Ma näitan graafikul. See on see graafik, eks ole. Kõigepealt inimene nakkub ja siis hakkab viirus paljunema. Seda tekib hästi palju. Siis muutub inimene nakatuvaks ja siis hakkab viirus vaikselt surema, inimene pole enam nakatav. Selles staadiumis siin on inimene nakkusohtlik ja selles ei ole. Jah. Kui proov on täiuslikult tehtud, siis ütleme, et CT25 25 paljundust ja me suudame tuvastada, kas inimene on nakatuslik ja kui ta ei ole nakatuslik, siis on viirushulk liiga väike ja me ei tuvasta mitte midagi, test negatiivne. Ja iga kord, kui me rohkem paljundame, 26 korda, 27, 28, 30, 41, seda väiksemat viirushulka me suudame tuvastada. Kõlab hästi, eks ole. Kuni 45-ni, kus me tuvastame ka kõige väiksema viiruse koguse. Põhjus, miks me seda kõige väiksemat viiruse kogust teada vaja on, tuleneb sellest, et me ei tea, kummal pool seda kõverat meie patsient asub. Ta võib tõesti olla siin, mis tähendab seda, et ta ei ole nakkusohtlik, et on täiesti terve. Kuid see võib olla ka siin, mis tähendab seda, et ta kohe-kohe muutub
nakkusohtlikuks. ja see pole 50-50. me võtame koroonatesti inimestelt, kes on just kontaktis olnud või kellel on sümptomid. Inimesed, kes on haiguse läbi põdenud, neid me ei analüüsi. Sedasi me väldime seda tagumist otsa. Need on need nüansid, mida kohus ei tea ja mille uurimiseks pole kohtul aega. Ja samuti ka need sinu teised viited. See Austria advokaatide pöördumine ja see Rootsi juhend PCR-testi antigeenide tegemisel. Kumbki neist ei tunnista, et test ei sobi. See Rootsi näide ütleb, et saaks täpsem olla, kui me ei võtaks teste 6 aega pärast testi sooritamist ja või 14 päeva pärast esimese positiivse testi ilmumist. See ei tähenda, et 97% on kohe vale positiivseid ja see ei räägi mitte midagi CT väärtusest, mida üksi teadusartikkel siin viidetes ega kohtuviidetes ei kinnita seda. Teadus kinnitab midagi muud. Teaduslik fakt on see, et kõige kõrgem vale positiivsete kogus igas populatsioonis on 1,5% ja kõige kõrgem vale negatiivsete protsent on 30%. Seega täna on koroonasse surnud 4 390 000 inimest. Kuid on võimalik, et tõesti 65 000 inimest on vale diagnoosi saanud ja ei ole surnud koroonasse. Kuid on ka võimalik, et tegelik number on 30% suurem, 5 650 000. Ja see on arvatavasti veel suurem, kuna enamikes riikides pole diagnoosimisvahendeid nii palju nagu meil siin Euroopas. Aga vaatame, kas vaktsiinide surmad on suuremad siiski. Ja nüüd lähme vaatame, kui palju on peale vaktsiini surnud. Ja enne seda, kui me lähme nüüd andmebaasidesse, siis siin on üks uurimustöö, kust selgub see, et nendesse andmebaasidesse teatatakse ainult 1% juhul. Ehk siis need numbrid, mida te praegu nüüd näete, neile te võite 2-0 julgelt taha kirjutada. See siin on lõpuaruanne Ameerika Teadusnõukogule rahastuse osas ja see on 10 aastat vana. 10 aastat tagasi oli vajadus uute andmebaaside järele, kuna uurimused näitasid, et vaktsiinide kõrvaltoimed on alakajastatud. Uuriti 45 erinevat vaktsiini ja vaadati nende kõrvaltoimeid, mis on kajastatud, nagu surmad, rasked reaktsioonid ja asju, mida ei olnud kajastatud, nagu väsimus ja stress, mis on 99% kõikidest vaktsiini kõrvalmõjudest. 2009. aastal, kui keegi suri vaktsiini, siis see oli kajastatud. Kui keegi oli väsimus vaktsiinist, siis see polnud kajastatud ja sellest tekkiski see probleem. Igal juhul selle raha eest loodigi programm, mida sa praegu kasutad, et koroonasurmasid tuvastada. Seega kahjuks sa eksid. Vaktsiinide surmad ei ole alakajastatud ja need surmad pole kunagi olnud alakajastatud. Sinu loogika, miks 2-0 vaktsiinide surmale otsa panna, on vale. Seega vaatame, palju siis neid surmasid on. Nii, kõigepealt lähme vaatame Euroopa meditsiiniagentuuri andmebaasi. Nii, meie võtame siin näiteks üldised häired ja süstimiskoha reaktsioonid. Nii, ja kui me vaatame siis siia paremale alla, siis me näeme, et 2412 inimesel lõppes see kõrvaltoime surmaga. Surmaga lõppenud juhtumid liitsin kokku ja samuti panin juurde siis ka teised vaktsiinid ehk siis ja kokku ma sain siis 15 472 surma Euroopas peale COVID-i vaktsiini. Ja kui siia nüüd 2-0 panna, siis see on 1,5 miljonit. Olgu siis, vaatame kiirelt üle. Ossa raisk neid kõrvaltoimid ikka palju. Kuseteede raskused, psüühilised probleemid, operatsioonidega probleemid, geneetilised ja kaasnenud probleemid, traumad ja vigastused, mürgitused. Vaatame, kas Ameerikas on samuti vaktsiini kõrval nähtudeks traumad ja kaasnenud probleemid. Ja enesetapud. Ja liiklusavariid. Kahtlustatakse, kas üldse oli koroonasse vaktsineeritud.
oi jah. Ati vaatab siin töötlemata statistikat, kus kõik surmad, mis juhtusid pärast koroonavaktsiini, on kajastatud. Surmad nagu autoavariid, enesetapud ja kõik kahtlused. Tundub, et selle eelmise viiteraha läks ikka õigesse kohta, kuna siin on tegemist ilmselge ülekajastamisega. Aga kui tegelikult ei ole. See infoküllus on vajalik, et me tuvastaksime mingisuguseid seoseid. Näiteks kui avastatakse, et rohkem inimesi tapab ennast ära pärast koroonavaktsineerimist kui pärast ükskõik millist protseduuri, siis on selge, et koroonavaktsiin tekitab mingit depressiooni või enesetapu kalduvusi. Kahjuks 2 enesetappu ei kinnita seda, ei ole piisavalt suur anomaalia. Seega ma kardan, et sa tegid siin vea, kui sa need kõik kokku liitsid niimoodi. Aga lähme siis korras kokkuvõtte juurde, äkki seal tuleb, äkki see on parem. Ja kui me nüüd paneme kokku Ameerika ja Euroopa surmad, mis on siis, tuleb kokku meil 20 000, millele liidame 2 nulli juurde, siis me saamegi seda, et maailmas on juba üle 2 miljoni surma peale Covidi vaktsiini. Ja tegelikult on siis Covidisse ise surnud 117 000. Ja 20 miljonit jagada 117 000-ga me saamegi seda, et vaktsiini tagajärjel on juba 17 korda rohkem inimesi surnud. Pikene, tegelikult need numbrid polegi tähtsad, tükki need vaatame, mis järeldus on. Inimesed, ärgake üles juba. See on genotsiid. Genotsiid. Ma olen selline loll inimene, kes usub, et sõnadel peaks olema tähendus, kindel tähendus. Ja genotsiid on minu definitsiooni järgi tahtlik ühe rahvus, usu või klassi tapmine. Ja kui ma suvaliselt tapaksin 2 või siis 20 miljonit inimest, siis see oleks lihtsalt massimõrv. Kuid miks ma peaksin tapma nii palju inimesi? Keskkonna pärast. Miks ma peaksin tapma keskkonna pärast ameeriklasi, hiinlasi ja eurooplasi rahvaid, kelle populatsioonid on nii vähenemas? Kui mina seda operatsiooni juhiks, tapaksin mina vaesemaid, kiiresti paljunevaid rahvaid. Ja neid on ka lihtsam tappa, kuna nad on vaesemad, neil puudub juurdepääs informatsioonile ja nad ei saaks aru sellest, et neid tapetakse. Aga vahet pole, kuna ei toimu genotsiidi, kuna kõik su numbrid on valed ja valesti kokku arvutatud. Seega, mis sul valesti läks? Kus sa tegid vea? Meil on 2 varianti, mis valesti läks. Esimene variant on see, et sa tegid ausa vea. Sa langesid ühe nähtuse ohvriks nimega kinnituskalduvus. Kinnituskalduvust ja selle tuvastamist õpetatakse kõigile inimestele, kes numbritega töötavad. Minule bakalaureuse 3. semestril. See juhtub, kui teadlane otsib oma uuringule kinnitust. Ja ta on oma tulemustes nii kinni, et ta ei suuda suuremat pilti vaadata ja hakkab otsima numbreid, mis tema tulemust kinnitavad, mitte tõde. Näide, mis mulle statistikas toodi, oli igakuised sünnid. Statistika näitab, et veebruaris sünnib kõige vähem lapsi. Miks see nii on? Mina pakkusin välja, et see on viljastumise pärast. Kevadel on viljastumine väiksem, kuna valgust on vähem, vitamiine on vähem ja statistika ju nagu kinnitaks seda. Aga ma eksisin. Veebruaris on sünde vähem, kuna veebruaris on vähem päevi. Ja mina statistikuna olin oma teoorias nii kinni, et ma ei suutnud seda suuremat pilti, kui palju päevi on kuudes, tuvastada. Neid näiteid on ajaloos palju. Einstein näiteks oma elu lõppedes ei aksepteerinud kvantrelatiivsust, kuna oli oma enda teoorias nii kinni. Tänapäeval ufoloogid näiteks ei suuda ekraanil olevaid numbritki lugeda ja tunnistavad kõik kahtlased objekti UFO-deks. Ja vaktsineerimisvastased on oma heureka momendis nii kinni, et nad ei suuda ka lugeda enda ees olevaid selgitusi. Ainus, mis kinnituskalduvuse vastu aitab, ongi selle suurema pildi hoomamine.
kogu informatsiooni vaatamine ja mitme erineva inimese poolt oma järelduse üle kontrollimine. Ja täpselt seda meie teadusnõukogu ka teeb. Nad loevad sadu erinevaid artikleid erinevatest riikidest, asutustest, nad teevad oma enda kordusanalüüse, riigid kontrollivad üle selle asja. Kõik see statistika informatsioon kinnitab seda, et vaktsiinid on ohutud ja koroona on päris. Ja te ütlete, et kõik see suur kogus informatsiooni on vale, kuna üks kohtunik Portugalis ütles, et tema ei tea PCR-testist mitte midagi. Te peate kõik informatsiooni üle vaatama. Selle, mis on vastuolus, kuid ka selle, mis kinnitab. Võrdlema neid võrdselt. Ja siis saame mingeid järeldusi teha. Ja niimoodi tehaksegi teadust kogu pilti vaadates. Ja mitte otsides informatsiooni, mis kinnitab sinu juttu, vaid vaadates kogu informatsiooni. Kuid on veel üks variant. See, et sa oled pahatahtlik ja meelega esitad valeandmeid. Et sa mängid inimeste hirmudega ja lööd teaduse ja rahva vahele kiilu, kas oma enda ego toitmiseks või puhtast tahtmusest. Ja kui see teine kehtib sinu kohta, Ati, siis peaks sul häbi olema ja oleks kosmiline õiglus, kui sa sureksid koroonatüsistustesse. Aga ma siiralt kahtlen, et sina oled selline. Ati, ma arvan, et sulle on valetatud ja su hirme on ära kasutatud. Mis nüüd juhtub? Sina ja teised sinusugused ohvrid hakkavad nüüd koroonasse nakkuma ja haiglaravi vajama. Juba praegu statistika näitab seda. Ja need valevorstid, kes teile valetasid, kes teie hirmude pealt raha teenisid, ei tule haiglasse teid põetama. Nad ei anneta oma raha oma ohvrite raviks ja nad ei tule sinu matustele. Ainsad, kes sind aitavad, on vaktsineeritud arstid, põetajad ja õed, inimesed, kes ei eita reaalsust ja ei levita vale informatsiooni. Ja traagilisel kombel ei teeni sama palju kui need valevorstid. Kokkuvõtvalt on kogu see video üks hea võimalus rääkida kinnituskalduvusest siis teile. See on fenomen, mis on meie ajastul jube levinud ja seda meil kõigil. Enamus inimesi ei otsi internetist informatsiooni, vaid otsivad kinnitust oma arvamustele ja me lükkame oma infoväljast teisiti mõtlejaid välja. Me lähme oma veendumustesse lukku ja muutume dogmaatilisteks. Ja me ei saa sellest isegi aru. Minu ainuke nõu kõigile oleks, ärge defineerige ennast oma arvamustega. Ärge öelge, et mina olen eliidi vastu või uue korra vastu või kliimasoojenemise poolt või konservatiiv või sotsiaaldemokraat, ufo-uskleja või feminist. Ärge olge lojaalsed nendele liikumistele ja ideedele. Olge alati skeptilised ja tehke oma järeldused faktide põhjal ja olge valmis ka oma arvamust muutma, kui tulevad uued faktid ja uus informatsioon. Ei ole häbiasi eksida, eriti kui informatsiooni on vähe või varasem informatsioon muutus. Ei tea, kas mõni koroona eitaja ka siiani jõudis. Kui jõudis, siis tubli, 5+. Ja see eelmine nõu kehtib ka sinu kohta. Eksimine on inimlik ja valus tunnistada, kuid reaalsust ei huvita, kui valus sul on. Ja tõde ei ka mitte kuhugi, ükskõik kui palju sulle valetatakse. Olge skeptilised, eriti oma kõige sügavamate tõekspidamist üle ja lõpuks tuleb tõde ka välja. Ja viimaks koroona uskujad. Koroona eitajad ei ole meie vaenlased ega rumalad. Ärme kohtle neid nii. Meie vaenlased on infomüra ja inimesed, kes seda segadust ära kasutavad. Ja nende vastu aitab ainult tõde, loogika ja hea diskussioon. Järgmise videoni.